Ja mina olen Raul Joosep. Teeme ülevaate seekordsetest teemadest. Novembril kohtusid 5.–7. klassi noormehed spordi tulevikulootuse meie vilistlase viievõistleja Toomas Naaberiga. Vaatame, mida põnevat nad teada said. Toomas Naaber tegeleb modernse viievõistlusega, mille aladeks on laskmine, vehklemine, ujumine, ratsutamine ja murdmaajooks. Tema varustus koosnes vehklemismõõgast, õhupüssist, vehklemisülikonnast, ratsasadulast. See on kinnas. Kinnas on erinevad sellest, et on pikemisega. See sellepärast, et oli ära, et relvad korjad. Lõpuks said ka poisid oma kätt proovida. Novembril oli meie kooli 2. ja 4. klassidel samuti põnev päev. Vaatame, midagi nad hakkama said. Teistel klassidel oli rõngavõistlus ja joonejooks. Esimest ja teist kohta jäid jagama teised C esimene võistkond ja teine B ning 3. koha sai teised C teine võistkond. Võimlas toimusid 3. ja 4. klassidel vabavisked. 3. klassidest võitis 16 punktiga 3. E-klass. 4. klassidest võitis 33 punktiga 4. D-klass. Vaatame, mis toimus Suurte Majas õhtupoolikul. Kolmapäeva õhtupoolikul toimus raamatukogus loomeõhtu, mida viisid läbi meie kooli eesti keele õpetajad Anneli Jõgioja ja Kadri Ottenson. Kuidas tekkis idee korraldada loomeõhtu? Elus selliseid asju veel teinud ja olen avastanud, et õpilastel on küll sahtlites asju, mida nad ei taha avalikkuse ette tuua. Ja olen sealt leidnud väga põnevaid töid ja need välja meelitanud. Ja siis olingi kindel, et ka siin on kindlasti õpilastel need tööd kuskil sahtlites olemas. Kas see vastas teie ootustele ning mida te teeksite järgmisel korral teistmoodi? Siis, kui ma seda ette valmistasin, siis ma teadsin, et see ei ole selline üritus, mis peaks olema massile. Et ma ei eeldanudki, et sinna tuleb 50 või 100 õpilast. Ja ma ei tahtnud ka teha seda selliseks sunniviisiliseks, et aineõpetaja nagu tunnis teeb kohustuseks teha nüüd kõigil mingi luuletuse ja siis kõik peavad tulema neid ette kandma. Ma ei tahtnudki teha sellist asja ja ma mõtlesin, et isegi kui tuleb 3-5 inimest,
siis ma juba olen selle tulemusega rahul, et need inimesed on tulnud välja. Ja isegi kui kõik ei tulnud kohale, siis vähemalt sain ma teada kuskil 15 inimesest, kes on loojad ja on seda julgenud tunnistada, aga mõni ei saanud ka mingil põhjusel tulla sellele õhtule. Samas kuulsin, et need, kes käisid, olid väga rahul sellega ja tagasiside oli väga hea. Kas on veel oodata sellist üritust? Üks tagasiside oli selline, mis ütles, et iga kuu võiks olla selline klubi, luuleklubi või loominguklubi, aga kindel on see, et ma ei jaksa iga kuu ühte õhtupoolikut niimoodi kokku viia inimesi ja aega ja kindlasti ei oleks ka iga kuu, see kaotaks natuke siis võib-olla oma võlust. Et vähemalt järgmisel sügisel on selline klubi olemas veel, aga senikaua oma lubadust ei anna, aga ütlesin, et kui õpilastel tuleb huvitavaid töid ja oleks tahtmist ja põhjust kokku saada, et nad tahaksid ennast näidata, siis teeme selle ära. 1.–4. klassi poistööd 10. novembril osavad nutikad mehed. Nad osalesid naela toksimise võistlusel. Vaatame, kuidas neil läks. Esimestest klassidest olid kõige osavamad mehed esimesest D-klassis. Teistest klassidest teine E-klass sai kõige paremini hakkama. Kolmandatest klassidest jäid esimest ja teist kohta jagama 3. A ja 3. D-klass. Ning neljandatest klassidest 4. C ja 4. E jäid jagama esimest ja teist kohta. Tundub, et meil on väga osavad noormehed seal teises majas. Muidugi on, aga 1.–4. klassidel oli ka viktoriin, samuti ka 5.–7. klassidel. 1.–4. klassidest esimesed kohad said 1. B, 2. E, 3. D ja 4. A. 5.–7. klassidest jäi esimesest ja teisest kohast jagama 7. B ja 6. D. Neljapäeva õhtul toimus esimeste klasside laste ja isade õhtu. Vaatame, kuidas isad ja lapsed koos aega veetsid. 10. novembril veetsid aega esimeste klasside õpilased koos oma isadega. Iga klassi lapsed käisid koos oma isadega klassist klassi, kus tehti erinevaid ülesandeid. Isadele meisterdati ilus lips ette, nuputati erinevaid ülesandeid, lauldi ning tehti paberlennukite võistlust. Mul kõik on ööd ja vennad, kes seal metsas ees. Mul ema ööbik, isa lõvinas käib. Mul terve mets vaid ainult sugulasi täis. Ise olen tiigri kutsu ja ma ei karda kedagi. Sellest aga pikemalt juba erisaates. Tänan vaatamast. Kohtume järgmises saates.